Kui sul oleks võimalus kohe pakkida kott ja minna kuhu iganes, ilma plaanita, ilma sihtkohata, kas teeksid seda? Enamik inimesi valib sihtkohta hotellide, rannapiltide või sõprade soovituste järgi. Aga kõige tähendusrikkamad seiklused on meil juhtunud just siis, kui me oleme loobunud kontrollist. See on viinud meid inimesteni, keda me poleks kunagi kohanud. Hetkedeni, mida turistina ei saa kogeda. Nii sündiski see väljakutse. 2 tiimi, 24 tundi, 0 eurot, 12 väljakutset. Ja raha saame vaid siis, kui me neid väljakutseid täidame. Ainsaks tingimuseks on kasutada vähemalt 5 erinevat transpordiviisi. Eesmärk? Jõuda Tallinnast 24 tunniga nii kaugele kui võimalik. Kell on 3, 24 tundi, edu, let's go. Davai, let's go! Istume korra maha ka või? Või hakkame lihtsalt liduma või? Hakkame lihtsalt lõuna poole jalutama ja vaatame, kui 24 tunniga jõuame. Samas, kas me peame oma vastaseid kartma? Võistleme nende mahlamütside vastu, kes seal minema panid. Nüüd on meie tagahoov, nüüd on meie koduväljak. Käimas on 24 tunni challenge, kus me siis peame selle aja jooksul koguma raha ja jõudma võimalikult kaugele siit Eestist. Meil on tegelikult 0 eurot, et kuhugile jõuda, aga meil on väljakutsed, mille meie sõbrad kokku panid ja nende eest saame raha. Aga siin on valge paber kaasas, see juba ei ole hea märk. Pange kokku crazy outfit, parimale tiimile boonus. No seda me ei tee siin, selle me teeme kuskil, kus me oleme ära lendanud, küll me siis leiame crazy outfit. Tehke turistidele muuseumis linna peal giidituur. Tehtav. Tiimi liikmed teevad tatoveeringu. Mine väike, see võib olla mõtle kui väike. See on üliväike. Leia mõni miljonäri ja palu tal rääkida, kuidas ta oma esimese miljoni teenis. Õppige võõralt 6 handshake, siis õpetage seda ise 3 võõrale. Teenindage restos inimesi. Ajaga mõni teenindaja anekdoodiga naerma. Sul on see hiire anekdood. Teeme tont seda. Lähme võtame, see on kõige lihtsam. Võtame kohe. See arbuusimüüja kindlalt. Väga. Kas ma võin teile ühe loo rääkida? Jah. Põhimõtteliselt siis mees läheb, mis see käib? Mees läheb arsti juurde ja ütleb, et kirjutage palun mulle unerohtu. Ja siis arst küsib, et et milles siis nagu probleem on. Ja siis mees ütleb, et igal õhtul, et valged ja mustad hiired mängivad teineteise vastu jalgpalli ja ma kardan, et ma lähen nagu lolli. A few moments later. Ja siis mees ütleb, et mustad ja valged hiired mängivad finaalidena. Kas mu anekdoot pommis? Vaatame, saime ikka kätsi. Saite ikka ja... Aitäh. Kas ühe marja saab proovida? Ma ei tea, vist ei. Ei saa vist? Nii hull on või? Mis arv palju seal sees on? Palju vaja oleks? Mingi 100 oleks nice või? 50. 50. Põhimõtteliselt vaatasime, et 3 tunni pärast läheb Stockholmi lend, mis maksab, mis oli mingi 50 eurot äkki? 100 eurot. Jah, 100 eurot kokku. Ja see on esimene lend põhimõtteliselt, mis Tallinnast väljub, kuhu meil on üldse võimalik jõuda. Ma arvan, et see oleks suht hea algus. Meie plaan on minna Soome. Meil on 2 tundi laevani, ehk siis 1,5 tunni pärast peaksime olema laeva peal. Muidu ei saa peale. Kimbu pidi tegema. Osa kurja koos juurega. Arvi ka juurde. Mis see on? Võib-olla mürgine. Päriselt. Ma arvan, et minu on ka üks mürgised. Esiteks, korjasime lilli. Ja need on teile. Haualille. Umbes nii. Aga natuke positiivsemal moodi. Vaja ühte lauda teenindada. Te jõudsite väga õigel ajal. Päriselt. Meil on üks inimene puudu praegu. Hugo või? Teeme topelt ja shotit ka juurde. Ei, ma tahaks teid shake-itud shotti. Shake-itud shot. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Või no, Nader 50. Sota koos. Nüüd saame ära osta laevapiletid Soome.
Lähme siia poodi ja ostame süüa. Otsime äkki kõigepealt inimesi, kes seda vajab. Ma arvan, et vajajaid on ikka rohkem. Nagu me oleme Tammsaare pargis. Siin on suht palju vajajaid. Keda sa hakkad nüüd pomsiks kutsuma siin? Kus need kuradi parmud on, kui neid vaja on? Kes vajab abi? See võib olla ju, see võib koergi olla. See oleks nagu tegelikult ju päris aus loomadele teha. Ja. No Paul, palju sa sellest annetad? See 5 on liiga vähe või? Ei, no paneme 10 vast ikka, 5 on nagu võits nadi, ma kardan. 10. Aitäh! Annetatud. Hoppa! We have a challenge ongoing. So we have to find 20 new subscribers. Would you be so kind and subscribe to our channel? So we can go to travel to Spain. Yes. Alright, so you just want me to subscribe? Yeah, that's all. Good man production. Yes. Good. Thank you very much. No worries. See you guys. Good luck. Take care. Aitäh, sai subscribe'id meid. Hoppa! Felixi ketšupi vana ju. Aitist meid palju. Yeah, thanks. No nii, 20 on koos. Hoppa, nii. Aga palun. Mida me nüüd üritame teha? On saada mu emps turu otsa, et ta viskaks meid Soome ära. No tere, ema! Kas sa Soome ei viitsi ära visata? Helsingisse? Visata mida? Mind. Kiviga või? Ei, mind ja Fredit. Me läheme Soome lennujaama, et minna sealt kohe edasi. Ma saan saata sulle maailma kõige parema poja allahindluskupongi. Okei. No see kõlab nagu see võiks olla nagu siuke korralik. Okei, palun jaas. Oi, tšau. Enne oli piletite hind 72 €. Kood sees, nüüd on 20. Ta praegu ütleb, et ei saa osta, sest et lend on 2 tunni pärast ja ainuke võimalus on lennujaamast. Aga ma ei teagi, kas see hind on sama üldse lennujaamas. Ma ei ole kunagi lennujaamas piletit ostnud. Aga lähme siis Käbe lennujaama. Meil on vaja Malaga piletite jaoks ilmselt 442 €. No laias laastus 3 sotti juurde vaja teha. Vaatame, teeme ülesanded veel ja äkki joppab mingi suurem summa. Üks lisareegel veel. Meil on Boltilt 100 € krediiti, mis on tegelikult mega oluline, sest et väga palju sellest linnasisest liikumist on. Ja see on kindlasti nüüd väga hea võimalus kasutada ära ka esimene liikumisviis. Me peame kokku saama 5 tükki neid ja võtame tõuksid. Mis sa arvad, kus praegu Goodman on? Goodman või? Ma arvan millegipärast, et nad on ikka seal Rotermannis, aga ma ei tea. Kui võtaks milkshake, see on suvi. Ma olen liiga näljane juba. Head isu. Kas te teate, miks on Opelil tagaklaasi soojendus? Nüüd talvel käima lükates kätel külmi oleks. Pam. Yeah, easy. Okei, how? Raha peab tegema, ma ei tea. Meestele ei meeldinud väga, nad ei olnud väga impressed. Kole handshake sai tehtud, kurat, ma ei jaksa. Saame sellest. Meil on nagu lennuni laevast maha tuleku hetkeni 2 tundi. Ja meil on veel vaja mingi 3 challenge'it ära teha, et me saaks osta endale piletit nüüd. Väga rets. See nagu tuleb, nagu reaalselt sõbrad. Ei ole üldse ebatõenäoline, et me jääme siia. Kui tahaks osta lennupiletit kuhugi, mis on täna? Näiteks Stockholmi läheb üks lend varsti. Palju see maksab? Kui käed taskus minna, siis on Stockholmi näiteks 136 €. 136 €. Okei, me korra vaatame. Aitäh! Rootsi lend on mingi 4x vahepeal tõusnud juba. No mis ei ole nagu üllatav, sest et lend läheb 2 tunni pärast. Aga see on jama. Meie kogu strateegia oli selle Rootsi lennu peale üles ehitatud. Nüüd on plaan selline, et Stockholm on cancel, lähme hoopis Kopenhaagenisse, aga selle jaoks on meil umbes 1,5 tunniga vaja saada 160 €.
ehk siis nüüd me läheme Ülemistesse. Mul on küsimus, kas ma võin 5 minutiks kedagi teenindada, viia üks toit või võtta mingeid koristada nõusid või midagi sellist? Põhimõtteliselt võiks nagu, mina ei ole vastu, aga ma ei tea, kas üldse tohib niimoodi teha. Arvan, et hästi korra tohib, kui see on heal eesmärgid, siis tohib. Action, Paul leiab tööle. See on siis akroška. Meil on teile siin üks väga meeldiv värskendav akroška. Panen selle siia. Ja kas on veel midagi vaja või on praegu hästi? Kõik on hästi. Aga siis ilusat söömist teile ja aitäh. Paul, äkki räägid paar sõna toiduroa kohta ka? Toiduroa? Ma räägin seda kõik juba. Me peame saama 20 uut subscribe'it endale. Kui paljud sulle ütlevad, et sa näed nagu Karl Killing välja? Mul ei ole mitte keegi. Ma kui sellest mõtlesin veitsa. Mul on öeldud Louti ainult. Louti ka. That's rõõmsam on palun. Make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. Nüüd on 2 tundi aega lennuni, aga meil on veel umbes 2 sotti puudu. Ja no rõvedalt kiire on ja rõvedalt pingeline. Me plaanis teha ära see, et me otsime miljonäri ja ostame kellelegi toitu. Kui me need 2 saame tehtud, siis me saaks osta lennupiletit, aga kas me ajaliselt jõuame ta? Veits kehva on, aga ei, proovime. We need to buy somebody food that really needs it. Ah, okay. I'm not hungry at all. Oh, okay. But I think this is the easiest. Seal tänaval oli räigelt miljonäride autos. Oli? Potentsiaalne tänav oli. Aga seal olid inimesi. Onko veider küsimus, see on ka, tere, kas sa oled miljonär? Are you a millionaire by any chance? No. I have one question for you. Like we're trying to find millionaires in Helsinki to ask them like how they made the first million. Are you a millionaire by any chance? No. I'm not interested. Thank you. Okay. Eesti Vabariik tuli. Aga ma ei mäleta enää eesti keelt. Okay. Liian Juris. Okay. Head aega. Olgu, head aega. We're filming a few challenges right now, and we have to find somebody who is in need of food. So would you say you're in need of maybe one ice cream? Can we bring you ice cream? I mean, vanilla is always good. Vanilla, okay. One? No? Really? I can't say that. What flavor? Anything fruity, like Solera or popsicles or something. Okay. Anything Okay. with fruit. Okay. We'll come right back. 2 minutes. Okei. Olgem ausad, nad vajasid väga jäetust. Kaugelt oli näha juba. No. Mida? Kallist. Soome hinnad. Me oleme ise vaeseks, me ei saa lennule. Ei reaalselt. Vanilli ja mis ta ütles? Midagi? Something solid. Popsicle. Salti või? Anything fruity. Ei, solid, ma ei tea. Ta lihtsalt ütles foodi või? Tal on lihtsalt kõhtugi. Anything with fruit. Okay. One vanilla ice cream and one... Ma võtan see šokolaadi, mitu šokola. Mina arvan, et talle meeldib. What's the most popular taste? Anything fruity. Most popular, I think, is here. Oh, okay. Yes, pass me the beer, please. Here. Okay. Yes. Yes. No ei, miks see tokkas Ma ei näinud. Yes, here you go. Very sweet. Enjoy. Thank you very much. Kui siin ei ole nagu 3 sotti, siis mul on nii petanud. Me saime 50 euri luubist välja. Me saime soti, mis tähendab, et meil on puudu. Sott. No nii, jõudsime just lennujaama. Meil on puudu vist 30 eurot. Mõtlesime, et saavi need ülesanded praegu. Üritame lihtsalt leida 30 eurot võõrastelt inimestelt. Ma arvan, see on palju kiirem. Meil ei ole väga palju aega. Äkki 50 euro kaupa me saame selle 30 eurot veist kiiremini täis lihtsalt. Et kas sul on mingi 5 eurot, 10 eurot meile anda? Jaa, ühe klausliga 5 euri saate. Nii. Kas see klausel? Kui videosse läheb, et te toetate Eesti rattasporti www.quickpro.ee ja lähete sealt avanete oma annetuse kunagi, siis saate. Davai, Quick Pro, muidugi. Kas sa oled see vend, kes paneb kuskil Aasias neid asju kinni või? No
mina ei pane, mu sõber paneb, ma aitan tal panna neid. Üli nice. Üks ühest, ütleme nii, pole paha. Märkasime legende, kes andsid meile suubi. Meil on üks küsimus veel teile. Kas teil oleksite te nõus? Oleks. Oppa, tii. No müüvad oma hinge maa. Te lähete nagu tegimegi Hall of Fame'i täiesti. Ossa poiss. Näed, mul on 4 eurot. Oi, no see on ju kindlalt koos. Koos ka. See pole võimalik isegi raha. Ülemistes, lennujaamas, Puhjakool teeb reaalselt pilet käes 3,5 tundi sellest ajast, kui me lahku läksime ja me lähme esimesele lennule. Arvake ära, me jõudsime lennujaama, aga number 1 probleem meil ei ole raha ja number 2 probleem. Isegi kui meil oleks väga-väga palju raha, siis siit ei ole mitte millegagi, mitte kuhugi lennata. Eralennak võib olla, aga võt see on asi, mille jaoks meil ei ole raha. Reaalselt ainukesed lennud, mis lähevad siit riigist välja, on Heathrow, kuhu ei saa enam pileteid. Stockholm, mis on siin samas kõrval. Fuck Riia. Nii, Jyvaskyla, Soome, Rovaniemi, kõik Soome. Stockholm no. On jah, aga Shanghaid ma ei vaatanud. No ja hommikul, kui me raha saaks, siis on mingid... Ateena oli üks, kuhu saaks veel minna. Täna, miks ei saa kuskil enam piletid? Üks põhjus on see, et homme on streik. Ja juba täna olid päris paljud lennud, läksid cancelisse. Soomlased hakkavad streikima. Neil mingi rahvuspüha. Ja lennata ei saa. Teeme väikse loophole'i siia. Siin on kirjas, et leia mõni miljonär ja palu tal rääkida, kuidas ta oma esimese miljoni teenis. Siin ei ole öeldud, et leia miljonär siin samas kohas. Ehk siis papa Raivo Hein äkki räägib meile, kuidas tema oma esimese miljooni teenis. Vaatame. Hallo Raivo, kuidas sina oma esimese miljonini jõudsid? No ega siin ei ole mingit nippi, vaid see, et sa pead panema omale eesmärgi ja selle eesmärgi hästi täitma. Ja kui sa midagi hästi teed, siis sulle makstakse selle eest raha. Ja kui sa väga hästi teed asju, siis võib-olla makstakse nii palju, et sul ongi miljon käes. Ma pigem filosofeeriks vastupidi, et sa ei saa kunagi omale eesmärgiks panna miljonit teenida, vaid raha on alati tagajärg. Raha ei ole kunagi eesmärk. Aga tähtis on see, et sa oma raha kasutad õieti. Sa ei hoia seda lihtsalt niisama padja all, vaid sa investeerid edasi. Kui te selle vastuse peale krediiti ei saa, siis saada mulle oma konto, ma kannan sotta teile üle. Aitäh sulle. Näeme ja kohtume. Ja, tšau. Kusjuures we are at this point, kus nagu raha isegi ei aita. Nagu. kui seal sees juhuslikult ei ole 20 000 eurot. Kõmm. On soita. Oota, aga see on ju null siin lõpus. See on 1000 eurot. Me lendukate tees. Me lendukate tees. Kogu mõte Kopenhaagen oli see, et me jõuaks normil ajal. Ma oleks nüüd Pariisi juba siis minna. Tähelepanu lugupeetud reisijad, kes te soovite lennata Polish Air. Aga meil on siuksed mõtted, et hommikul läheb lend kas Londonisse, kas Edinburghi või Islandile. See Island on päris cool. Meie üks väljakutsetest on see, et peab tegema takeoveri Instagramis. Väga nagu long shot, aga ei tea, proovime. Helistan sellisest, meil on selline projekt, me teeme YouTube'i kanalit nimega Tegimegi ja mõtleme ette erinevaid väljakutseid. Et kas Tallinna lennujaam oleks kohe siin ja praegu nagu huvitatud sellisest mingist ettevõtmisest, et me näiteks näitaks 5 tegevust, mida sa saad teha enne kui sa lennule lähed. Ja ma saan aru, kahjuks ei suuda nii kiiresti reageerida, sest ka meil on pärast tööd, elu ja lapsed, et ei saa kahjuks tulla nii kiiresti sinna kohale uuesti. Noh, et me võime ka teile saata neid, et panete ise üles näiteks 5 klippi, ise filmime ära, saadame teile. Et te tahate selle eest ikkagi nagu tasu, ma saan aru? Ei taha. Me teeksime lihtsalt 5 klippi. Me oluline osa, et need 5 klippi läksid teie Tallinna lennujaama Instagrami. No aga siis teeme ära. Jah? Kas ma võin teile ka väikselt vihje peale? Jaa. Tegelikult te leiate need ise ka üles? Teeme nii, olgu, super. Nägemist. Ole
Ole vaid. Tallinna lennujaam, siit me tuleme. Jõu, me oleme tegimegi ja meil on käes järjekordne väljakutse, peame jõudma. Lunch oli hea. Meil on aeg lahkuda, kuna meil on vist lennule kiire. Meil on valgustatud ööbimiskoht. Aga ei no reaalselt, me oleme off-road, off-track. Kui lennuga ei saa, siis me peame lihtsalt samme tegema. Me lihtsalt... Eesti rahvas või? Amelia, tervis! Tervis, Gabriel! Te elate siin samas või? Jaa, mähe peal. See meil käib üks challenge. Et me peame kellegi saama, kes näitab meile oma kodu. No meil praegu ema magab, aga eks me võime keldrit ka näidata. Kelder või? No, ma ei tea, samas sobib ju. Nüüd on see koht, kus me võib-olla ei kohtu enam. Mida? See on ju väga viisakas. Kas see uks läheb kinni ja siis me jäämegi siia või? Vaipanga. See on natuke kitsas meile kahele. Üks mahub riiulisse üles. Hukakas ja lühem sõber mul. See on eelmise ohvri jalad olid. Yes. Oi. Eelmised kuudmannid, kes käisid. Opa, sota. Kellegi keldrit vaadata, päris hea. Ja meil on aeg ilmselt mitte täna reisida veel rohkem, vaid magada. Seega me otsustasime, et me ikkagi võtame hommikul lennu. Ei hakka jala kõndima. Ja selle jaoks me lähme lendu ootama, sest see lend on tegelikult juba päris varsti. Mingi tundide pärast. Kell on 11. No kell 6 peame olema ilusti juba valmis. Me ostame hommikul pileti. Loodame, et lend on hommikul alles. Oleme siin Kopenhaageni kesklinnas. Me otsime kedagi, kellele teha väike tuur. Mis on võib-olla veits raske, kuna inimesi ei ole, aga no kuskil need inimesed ikka on. Lähme otsime need inimesed ülesse. Võsa reporteris ole lihtsalt niimoodi. Yes, you're not a tourist here, are you? No, I'm from Denmark. Okay, and you don't happen to be a millionaire? No. So basically what we're doing here is a challenge where we're Estonians and our challenge is to get from Estonia as far as possible in 24 hours, and we have various challenges to collect money. We need a house tour from a stranger we don't know of their like home or anything. Ooh. I'm living a bit far away. Far away, okay. So I'm coming on YouTube now or what? Yeah, pretty much, yeah. Follow these guys, they're amazing! Subscribe! My husband's in that. He has allergy, we need to go to emergency. Meile oli valida, et kas ta ütleb tegimegile, mis ta pistas advice on või ta sureb ära. No kuule, oleks võinud ju. Oleks võinud. I'm not millionaire. You are not? My parents are, but I'm not. Sorry. Are you a tourist here or are you local? More local, but yeah, sure. 50-50. Who's a tourist here? Raise your hand. Are you the only one? Yeah. Come on, let's go for a tour. Yeah. What's your name? Martin. I'm Paul. I'm your tour guide. So there you can see a lovely like port. Oh, okay. Where's the old port? What? The old port. Don't ask so hard questions. So this is the old opera house. Some great operas. And this is a very fancy hotel. Do you stay here? We are probably not staying here, but you never know what happens. So, Chat, give him money, chat, give him money. Donate now. Thank you guys. What do you rate it? It's a great tour. 10 out of 10. 10 out of 10. Thank you so much. Wait, stop. Electrical corner. Are you an Iron Man? I've done it, yes, together. And you need to be in the camera. This guy's an Iron Man, guys! Yeah, let's go!
If any of you is a millionaire, let me know Steven? now. It depends on what currency you're using, right? Flores. Is he a millionaire? Yeah, he is! Foreigns, yeah. Hungarian foreigns, absolutely. What? Hungarian foreigns. You're from Hungary. Yeah. Holy shit! Yeah, it actually counts. Yeah, because we didn't make the rule. I think everybody of us here is... But he's also a millionaire in Danish. Danish, so it's okay. How did you make your first million? Family business. Family business. Okay. The good old pink porn. And what do you say to people who want to be like you? Be better! How much money you get for this? We don't know yet. We have to see. Actually, yeah, let's look at it. It's 100! It's a board hole! Yeah, it's the other one for the tour. With 75! Which is also nice. Bro, you can do this with 4K subscribers? Because you're so crazy, then we might just ask you the third question. Yeah. And it is that I think we will get a lot of money, like 100, 150, if we got a brief, like only for a minute, like a house or a room tour. I don't know if where do you stay? I can do it, but I live far away. I don't know if it's as far from the airport though. It would take 15 minutes. 15, I think it's doable. Yeah, that's super doable. Okay. We will buy the beers if we see the room. Nice to see you, man. Hey, chat, what's up? What's up? So, in terms of country, like which one is cooler? Iceland or Portugal? Portugal, raise your hands. Because I think they're going to Iceland, so I think you should go. The stakeholders have said their words. Also, imagine if you get to Portugal, right, and then you just convince some guy to get you on a boat, you just travel out a little bit. That's actually a good idea. That's actually a good idea. Thanks, chat. Yeah, thank you, man. It was nice to meet you, man. Hopefully, I'll see you guys in Tallinn at some point. I'll hit you up. Lähme lennujaama. Kell on 3:30. Nüüd hakkab väsimus tulema ja siis 4:30 Taani järgi, eks 4:30 Eesti järgi. Igatahes kuidagi ikka raske on, noh. Me üritaks magada nüüd. See ei ole valmis. Vaata seda. Päriselt. Me saame siia jääda. Kushit. Ja tööd teile kell 4 Kopenhaageni lennujaamast. Loodame, et me maha ei maga lendu, kui magame, siis on halvasti. Asi, mis täna suhu läks, pärast hambaharjab Red Bull. Millise oksa ümber sina ennast tõmbad, kui Ateena ees on silt? Punased sildid. Kui palju? Not cancel. Meil on check-in hetkel. Sõber, ise hoolitsed kõigest. Sa ei tööta teist korda enam või? I think I need help. Nii, aga me oleme kohal. Me oleme Ateenas. Ma otsisin meil juba välja kohti, kuhu minna. Meil on vaja minna vetsu. Memm oleks alla jäänud. Kõik olid sompis, kui suur slong välja võstis. Oota, võtan need challenge'id välja. Meil on aeg. Fredi tatoveering, Instagram takeover. Ja giidituurid teeme ka. Giidituur kindlasti. Tahaks ise ka koini. Meil on paraku viimase
2 eurot. 1.55 on cheeseburger. Might as well. Kreekas oleme, aga at what cost? Reaalselt. Jeesus, kui kiilakas ma olen siin valguses. Jah, asi ei ole valguses, asi on sellest, ma olen kiilakas. Järgmine ülesanne on leida grupp inimesi ja teha neile giidituur sellest samast väravast siin. Ja just õppisime ChatGPT-ga ajalugu. Nii et me räägime väga enesekindlalt ja sirge näoga seda ajale ära. Hello, would you be interested of a free tour of the gate? We are historians from Estonia and we study Greek mythology. And we have a final project that we have to show someone 2-minute quick tour. Sa ütlesid, et me õpime ajalugu. Yeah. Okay. So basically, this one, I really like this gate. It's Hadrian Gate. It was built on the year 131, so about 2,000 years ago. There is not many gates like this. Now you know. Thank you. Holy shit, kuule ma läks, see oli päris sujuv nagu. Noh, selle eest saab süüa küll. Me sellest vahet reisin seal, ma praegu isegi ei mõtle, meil on lihtsalt vaja täita kõhtu. Ja riideid osta äkki. Uus achievement unlocked. Naiste vetsu ees maratud. Viimane tund juba, väga palju naisi tuuseldas sealt vetsust läbi. Kõik vaatasid suhteliselt imeliku näoga ka, et millega siin tegeleme. Käid siin saiadest mööda, kõht on tühi ka või? No on küll jah. On päris müüatseme ju Tallinnas. Excuse me? Yeah? You want to be part of our TikTok? Do you want to be part of our YouTube video? Sure. Hi! Alright. Okay, we can be part of TikTok. What we're filming, we're doing like challenges. So one challenge is that we have to do Instagram takeover. So we have to make 5 stories into someone else's Instagram. Yeah. Easy, we teeme niimoodi challenge'id lihtsalt. Can we do in Estonian or English? Okay, beautiful. Okay, you don't mind? Yeah, nobody understands. This means Fred picking gift to his wife. That flight's not Phoenix, I think. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom. Menina, fica à vontade. Sellise vahendiga me ei olegi sõitnud. Ei, võiks. Aga meil on vaja praegu riided leida. Kauplesime ühe vennaga, saime diili 2 Portugali jalkakoondise särki ja 2 mütse, oleks kokku 40 eurot. Meie ainus võimalus on koguda praktiliselt inimestelt raha, et me saaksime osta mingid riided. We're doing this crazy challenge that we have to get as far as possible from the country in 24 hours. Do you have any spare cash? It could help us to buy it out. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Perfect. Thank you so much. Ma reaalselt varastan varsti selle kuradi muusiku mütsi kaabu ära, aga ma ei viitsi. We have a question slash a story for you. Yeah, that's for you. I'll give you. No nii, vajalik raha on meil olemas. Nüüd meil on vaja leida keegi, kes müüb meile mingid 2 särki, 2 mütsi. Ma arvan, et see on juba päris vinge outfit. Me väga võtame selle, me väga tahame mingi paadi peale minna. Teha see viimane transpordivahend ka ära. Siis helistada Goodmanile, küsida, no kus teie nüüd olete? See siin on meie arusaam Crazy'st outfitist. Viimaseks tasuks 75. Kas me saame nüüd sööma minna lõpuks? We're doing YouTube, we have a challenge that I have to do a tattoo. And I want something nice, something localish. What something like that? This hand. I'm thinking like maybe this, maybe here. Got the bushes black to match. Riding on a horse, you can whip your
no tattoo saab, ülesande saame tehtud, aga nüüd on ajaga nagu natuke kitsas. Suht kohe on aeg läbi, nii et ma ei tea, mis me selle rahaga peale hakkame. No nii, mis sa arvad? Cristiano Ronaldo! No nii, lähme nüüd turismipaadile, mis siin on. See on meie 5. ja kõige viimane transpordiviis. Me jõudsime Portosse, mis on rohkem kui 3000 kilomeetri kaugusel. Me oleme 2388 kilomeetri kaugusel Rotterdamist. Me jõudsime Kreekasse, mis on tõsiselt äge. Hoppa! See on väga äge valik. Sõbrad, ma olen siin. Oled! See on mega nice. 3000 kilti läbitud, 11 challenge'it tehtud, 5 transpordivahendit, 3 riiki, lugematu hulk legende, 1 võit Goodmani üle. Ja portugaallased ütleks selle kohta obrigado. Tegimegi.